on erinevad energeetikad ja energiad. Ja meil on sisse kodeeritud, et ei jätku, siis aega ei ole, siis varastatakse ära. Materiaalne maailm, et kuna siin on üks ruum, mõõtmed, aeg ja tüübid, kes ka nagu meie tahame ekspluateerida endale rabada rohkem. Ja me elame nagu selles samskaarades, harjumustes ja sellises luupides. Ja siis me kogu aeg tunneme, et meil ei jätku, et me oleme vaesed, eks ju. Siis manifesteerijad üle maailma, eks ju, räägid imelugusi ja igast imenippe, eks ju. Aga põhimõte on lihtne, et on olemas nagu armastusenergia, Jumala armastusenergia on absoluutne, et seal ei ole nagu, et vabandust, et siia ei mahu elama. Et siin on meil armastuse kuningrik, et siin on nagu kohad täis, et oodake natuke ukse taga. Hoopis teine süsteem on nagu. Ega mina ka sellest aru saa, ma loen pühakirjad, et seal ei ole, et ei jätku või liiga palju või tuleb surm või vale riigikorraldus tuleb, kus on hoopis tulevad uued maksud, eks ju. Et see hinge, hea uudis on see, et hinge energia ka kuulub nagu sinna alla, sinna latiinis shakti armastuse igavese energia alla. Ja sa võid siin ja praegu kohe, eks ju, tunda, et sa oled miljardär. Eks ju, sul on plaanid küll, peab olema minevikku, olevikku, tulevikku, kõike tervelt, eks ju. Tuleviku plaanid, unistused, see on inimeses sees, mälestused, eks ju, ilusad. Aga oleviku pull on selles, et kui sa olevikus tunned, et sa vaene oled, siis see on naeruväärne. Sellepärast sellist asja ei ole olemas, hingele. Et sa lähed näiteks välja, mõistus mõtleb, et mul on vaja, eks ju, 5 miljardit. Las ta mõtleb, sul on vaja 5 miljardit. See on tore, see on nagu tuleviku plaan, et oma asju paremini teha, eks ju. Hoidku Jumal, et sul need asjad oleks seotud hingega ja armastusega, omaguse püüdmatu maailma teiste rõõmustamiseks ja selleks, eks ju. Kui sul on mulle minu see miljard, siis ta rikub kõik ära. Sinu elu ja nagu isas see lugu, see üks maailma paremaid miljardi võitjad, eks ju, miljonite võitjad, kes lõpetas silla all üle doosiga, eks ju. Aga manifesteerimise point on see, et sa lähed välja täna ka, eks ju. Mis vaesus? Mida sul ei jätku? Lihtsalt vaata päikseenergiat. Sa ei saa rahaga võrrelda päikseenergiat. Mis energia, mis valgus, mis ilu. Loodusilu ka kõik, eks ju. Seda ei saa nagu see, mis sinu väike plaan on, eks sul on vajaks 5 miljonit, et oma nendest, et üür oleks makstud ja kõik, et ühiskond sind imetleks, võib-olla või materialistid tahame, et siis me näitaks kõigile, et mul on parem, kõik need jamad, eks, mis seal on. Tegelikult sa oled rohkem kui mingi raha number. Sa oled välja ja sul on sellised rikkused, sul võimaldatakse seda kogeda, vaadata, tunnetada ja olla osa sellest. See ongi see armastuse küllus nagu power. Et väga lihtne nipp. Ja siis teine asi on see, et kui sa nagu, mis sa siin kaastunne, pühaku kaastunne või inimene, kes ennast teadvustad või näeb nagu teisi elusolendite nagu algse hingena. Neid kihte ka näeb, eks ju, see on nagu arsti juurde tuled, et keegi tuleb, kui sa oled arst ja keegi tuleb sinu juurde, teeb nii. Tere, siis sa ütled välja siit vastik närvihaige, mind ajab nii kettasse sinu tõmblemine, eks ju. Ei, arst ütleb, et arst on rahulikult, kaastundlikult, mõtleb, kuidas saab, mis ravikuuri peale panna, kas saab ravida, kuidas, eks ju, räägib patsiendiga. Pühak on ka selline, sellepärast ta ei lähe närvi nagu. Aga meie, kes me oleme ise haiged, siis me läheme nagu närvi, loomulikult. Sa oled ise haige, teine haige tuleb palatisse, teeb mingit teist asja, sina teed mingit oma asja. Ja siis see häirib meid ja närvi, siis me räägime ka, siis me kritiseerime teiste haigetega, räägime, et see haige on küll ikka täitsa nagu niimoodi. Sul ei ole kaastunud, sa ei näe hinge, sa ei näe oma hinge, sa ei näe teiste hinge. Hinged on puhtad, ilusad, head, eks ju, sa näed kihte, oled harjunud ise kihtides elama, sellepärast need kihid sind häirivad ka ja sa püüad nagu, nendes kihtides otsid kogu elu, et need inimesed, kes sinust vaimustuses on, kes on täpselt sinu lainel ja kui sa, need inimesed on, siis sa tunned, et see on õnn, aga sellist asja ei ole võimalik, sest kõik on nii erinevad ja Jumal teeb nii, et iga lähedane inimene mängib ka liivapaberit mõnikord.